Tere! Kas teete midagi? Kui ei, siis tulge minuga koos valmistama puurimislaua. Aluse puurile. Või kui teil on lihtsalt mõni lauapuur, pole vahet. Põhimõte on ikka sama. Olen mingi piriku. Puurimisel kasutanud juba 100 korda, aga viimasel ajal tunnen, et kasutan seda. Palju sagedamini. Nii et kinnitasin. Puurilaua. Alla veekindlast vineerist plaadi, mis on ühelt poolt lamineeritud siledalt altpoolt ja teiselt poolt libisemisvastaselt. Et detail. Seal hästi püsiks. Mul oli siin just üks ülejääk, mille mõõtmed on 410 korda 300 mm, kui ma ei eksi. Nii et ma teen selle nüüd sellest. Ja siis tegin siin mingist jäägist endale piirde, mille kinnitan sinna 2. See tüüpi klambriga, mis muidugi pole. Eriti mugav. Lisaks segavad need klambrid. Siin, alt, kui tahan vända abil laua kõrgust muuta. Kui keeran need ülespoole, siis segavad need jälle, kui tahan spindlit üles-alla liigutada. Seetõttu otsustasin, et teen sellega midagi ja siis kinnitan nende klambritega, vajadusega, töödetaili. Kõike seda tahaksin lahendada. Sellise kinnitusriba. Abil. Alustan natuke laiemalt, sest tegelikult algas see kõik juba mitu aastat tagasi, kui tellisin Unimaxist just sellised kinnitusribad. Need on 12, 100, 20 mm pikad. Ja avastasin, et nende laius on täpselt 3/4 tolli. Täpselt sama laius nagu sellel juhtsoonal või nendel juhtsoontel, lauasaes. Ja just. Siis ma mõtlesin, et võiksin teha sellise improviseeritud formaadikäru sellele saele. Ja ma ei tahtnud teha liiste. Mingist kõvast puidust, mis siiski muudab oma mõõtmeid, niiskuse mõjul ja nii edasi. Nii et ma mõtlesin, et ma ohverdan need 2 kinnitusriba sellele formaadikäru jaoks. Kuna see on 2,5 meetrit pikk, siis 2 kinnitusriba pikkusega 1220 mm katavad tegelikult peaaegu kogu pikkuse. Ja see sobib ilusti sinna soonde. See liigub seal ilusti. See on muidugi sirge, ei vääna, ei paisu ega midagi sellist. Mis puutub sellesse käru, siis ma arvan, et see ilmus ainult ühes videos. Aga mind üllatas tookord, et keegi ei märganud seda või vähemalt ei kommenteerinud. Mis mind üsna üllatas, sest see on selline asi, mis on vaadates üsna eriline. Jah, siin on klambrid, millega saab materjali kinnitada mitmes erinevas asendis, aga kui teid huvitab, kuidas see, nagu ma ütlen, vormistamiskäru töötab, kuidas ma selle välja mõtlesin ja kuidas ma seda kasutan, siis kirjutage mulle kommentaaridesse. Ma hea meelega teeksin sellest video. Nüüd laenan siit lihtsalt selle klambi. Ja jätkame. Nii. Isegi kui ma väga pingutan, kukub see lõpuks ikkagi maha. Nii et need 2 kinnitusliistu, mida ma tahtsin kasutada sellise universaalse kinnituslaua jaoks, mida ma ka lähitulevikus lõpuks valmistama hakkan ja ka selle puurimislaud jaoks, kasutasin ma siin ära ja mõtlesin, et pean tellima veel 2. Sel ajal pakkus Unimax just neid selles värvitoonis. Neil on need siiani olemas. Need on superhinnaga. Need on lihtsalt sellised paljad. Võib-olla on need paaris. Seda ma teile praegu peast ei oska öelda. Ja mõne aja pärast hakkas ta müüma. Praktiliselt identseid. Rockleri omi. Millel on kaasas veel 8. Sellist lihtsat klambrit. Põhimõtteliselt lihtsalt. Tee poldid või poldid tee peaga mutritega. 4 neist on sellised nagu lamedad, viivakujulised või kuidas seda öelda. Ja 4 on 5-harulised, et neid oleks hea käes hoida. Aga muidu on see liis tegelikult identne, kuigi see on kallim. Arvan, et see leiab oma ostjad. Esiteks on seal need klambrid, mida nende liistude jaoks kas peate. Ostma või saate need muidugi, ka ise valmistada. Ja see on ka palju paremini pakitud kartongist torusse, mis on tõesti tugev, nii et ma ei suuda seda käega kokku suruda. Ja seal sees on veel selline luksuslik plastist. Ja alles siis on see liist mingisuguses plastpakendis, nii nagu neid tegelikult eraldi müüakse.
mis Tšehhi transporditeenuste puhul on veidi riskantne, samas kui see siin risk, et see teel teie juurde kahjustub, on minimaalne. Nii et mulle meeldib see. Ma arvan, et kõrgem hind on sel juhul õigustatud. Nagu Rockleri puhul, tavaks on see lihtsalt teises värvitoonis. See on sinine, aga ma arvan, et see on identne toode, sest Unimax võtab palju asju otse Taiwanist, kus kvaliteet on siiski veidi parem kui see, mida tavaliselt Hiinast meile imporditakse. Ja ka Rockler laseb toota või ostab Taiwanist, nii et ma arvan, et see on sama tootja. Liistu profiil on täiesti sama, mõõtmed on identsed, ainult värv on erinev. Sisemine profiil on selline, et sinna saab panna just need T-peaga kruvid. Laiemad või ka tavalised kuuskantpeaga kruvid. Probleem on selles, et kuna see on mõõdetud imperiaalsetes ühikutes, siis M6 kruvil on liiga väike pea ja meie M8 kruvil on jälle liiga suur pea, kuid M8 sobib sinna ideaalselt. Ainult, et peate selle pea altpoolt veidi lihvima, et see oleks natuke lameda ja ka külgedelt, et see oleks kitsam. Siis see sobib ka sinna ja teil on ka kinnitus. Jah, olge ettevaatlikud tegelikult. Ka need kruvid, mis on komplekti või nende kinnituste osa ei ole meetermõõdustikus. Seega te ei saa neile tavalist mutrit keerata. Teoreetiliselt piisaks mulle ainult poolest, sest ma paneksin ainult 2 korda 30 sentimeetrit, 2 liistu 30 sentimeetri kaupa. Aga ma otsustasin, et mul on kahju seda nii väikesteks tükkideks lõigata, seega ma lihtsalt poolitan selle. Kuule, ma ei hakka selle pärast lintsaagi välja võtma, lõikan selle. Leksiga ei taha ma seda päris lõigata, seega lõikan selle tavalise käsisaega. Ja panen sinna tegelikult 61 sentimeetri pikad liistud, mis ulatuvad lauast tahapoole. See puur on radiaalne, mis tähendab, et sellel on taga palju ruumi. See on tehtud nii, et svindlit saab liigutada postist eemale. Nii, et see ei sega seal kuidagi. Võib-olla kasutan seda tulevikus. Teoreetiliselt, kui mul on vaja see laud postist kaugemale liigutada. Nii, et ma lihtsalt lõikan selle müüdpooleks ja lihvin. Mul on siin ilus uus saag. Koos uue pimetallist teraga Patško peene 24 hambaga tolli kohta, nii et see on alumiiniumi jaoks ideaalne. Tunnistage, et selle jaoks lintsa väljavõtmine on mõttetu. Ma isegi ei tea, mis lint mul seal praegu on, ilmselt mingi jämedam. Nii, et ma peaksin selle niikuinii vahetama. Ma võtan selle lihtsalt viiliga. Jaa, viil. Kurat. Kus see asub? Nas. Viilid ja rasplid on minu suur nõrkus. Selle tahaksin ka kuidagi lahendada. See on viil kuskilt eelmise sajandi. 80-ndatest, eks? Ma ei peaks kohe Saksa omasid ostma. Probleem nende Tšehhi firmadega on see, et suhtlus on seal tõesti halb. Mitte kõigil, aga üsna tihti jah. See viil ei ole kõige teravam, tunnistan. Nii, ja siia plaati, millel on lihtsalt ette antud mõõtmed, ma ei hakka midagi muud välja mõtlema. Mul on see siin. See on minu esimene laud, nii et mul pole mingeid kogemusi. Võib-olla selgub, et see on liiga väike, siis ma vahetan selle. Hiljem, välja. Ma paigaldan sinna lihtsalt selle liistu. Ja ma ei hakka seda avafreesima. Pigem lõikan selle välja lauasaega, lihtsalt mitme läbikäiguga. Ja siis kruvin selle sinna kinni. Probleem on selles, et kui sa selle 18-sse sülistad, siis jääb kruvide jaoks üsna vähe materjali. Ma ei tea, kas mul on siin nii lühikesed. Kui need oleksid pikemad, siis peaksin selle veel mingi materjaliga toestama, et need kuhugi sisse keerataks. Ja lisaks sellele, et saan kasutada seda joonlauda, liigutades seda edasi ja tagasi, saan ka tänu sellele, et see liist on üle kogu laua laiuse, kasutada neid klambreid, et vajadusel kinnitada ka töödetaili või mingit külgpeatust.
Alati on võimalus see külgpeatus. Veel sellised klambriga kinnitada, kui tõesti vaja. Ainus asi, mida ma veel teha tahan, on freesida keskele auk, et saaksin sinna vahetavaid plaate panna, sest loomulikult, kui te puurite ja mõnikord läbi puurite, siis kas peaksite seda pidevalt millegagi toetama, mis mulle ilmselt ei meeldiks, või saate lihtsalt aja jooksul, kui see keskosa ära kulub, selle lihtsalt mõne teise vastu vahetada ja mis tahes materjalist, mis minu arvates on üsna nutikas. Täpselt keskele märkisin ma ruudu, mis on 100 × 100 mm. Nurki puurisin ma 20 mm läbimõõduga augud ja siis ühendasin need freesi abil. Ma panen sellesse auku erinevatest materjalidest valmistatud sisetükid. Ma võin kasutada sama vineeri, mida saan lisaks pöörata, nii et ma võin selle pealispinna muuta kas libisemiskindlaks või siledaks, aga ma võin sinna panna ka samast paksust materjalist, mis on standardina 18 mm, näiteks MD-plaadi või isegi puitlaastplaadi või täiesti tavalise ehitusvineeri või mis tahes muu puidu, mis on palju sõbralikum tavalistele spuuriotstele. See tähendab kõrge süsinikusisaldusega terasest. Mulle on Unimax alati meeldinud, et seal on valikuvõimalus. Seal saate osta sellise laua võib-olla isegi mitmes hinnaklassis. Või kui soovite seda kodus valmistada, siis saate sealt osta vähemalt mõned pooltooted, et tulemus oleks veidi elegantsem. Mis puutub ostetud laudadesse, siis mõnele inimesele on aeg muidugi olulisem kui raha, nii et nad ei taha seda ise valmistada ja ostetud laud sobib neile. Mina tahtsin teha sellise laua, mis sobiks mulle, et see sobiks. Just sellele radiaalpuurpingile, mida tavalised lauad tõenäoliselt täielikult ei täidaks. Ja teiseks sain selle teha materjalist, mis mulle meeldib, mis on mulle sümpaatne ja minu arvates ka parem, sest enamik laudu on tavaliselt MDF-ist ja vineer on selleks kindlasti sobivam. Kindlasti on üsna kasulik see libisemisvastane kiht, sest siis ei liigu toorik nii kergesti. Ja see toetub altpoolt, nii et need on tegelikult 2 vastamisi. Te ei pea seda isegi nii palju pingutama ja see hoiab nagu kurat. Nii et ma olen ise uudishimulik, mida praktika paljastab. Võimaliku muutmis või täiendamis või ümbertegemisvajaduse osas. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi.